Tere tulemast vaatama Esiliiga 14. vooru kohtumist, kus omavahel lähevad vastamisi Tallinna Kalevi duubelvõistkond ja neile Tartust külla sõitud Tartu VLK. Koduvõistkonna leiame hetkel liigatabelis, võõrsilvõistkonna leiame hetkel liigatabelis 3. kohad, kui seni peetud 13 kohtumisega on suudetud võtta siis 28 punkti ja seevastu Kalevi, ehk siis tänase mängu koduvõistkonna leiame liigatabelis hetkel 9. kohalt. Vaatame selle olukorra ära, siit Kalevil tekkimas, terapall värava ette ja sealt ei saa Ilves, aga nüüd tuleb jätkulöök ka ja oi-oi, pannakse sealt juba Karjagin korralikult proovile ära sealt kastikaare pealt see teine pall hästi soodsalt vasakule ääre peale tuleb ja tuuakse veel Laaserile kavalalt tagasi, nüüd võimalus minna ka ja sinna värava peale see ära vinnutati, aga vinnastati siis õige sõna, koheselt ka vastu kingituse mõttus, sealt vahel löögi koht ka, aga Mugra teeb ühele poole, teisele poole ja sealt lõppude lõpuks Vetkali käte vahel see pall maandub. Ikkagi, et Tomberg seal murule maha pand ja samal ajal vasturünnak juba, Tšello versus Paava, tõstetakse sealt üle Tšello see pall, aga oi ja sealt nüüd pahandust väga palju ja Mõttus küsib Mõttus peakohtunikult, et sealt oleks tulnud penalti määrata siin nüüd mängumehi mõlemalt poole pealt. Veel kool nüüd läbi Sossi võimalik see pall tuua, tuleb lööka ja siit pannakse see värav saisema ja oi, noh otse üheksas. Mugra tuli sealt mitme mängija tagant, jäeti see pall sinna kastijoone peale ja mehel ideaalselt ette ning jäi lihtsalt paigutamise vaev. Aga noh, uinutati, mis seal uinutati, aga lõppude lõpuks uinutati ära ja üks saadi kätt, aga Kalev siit nüüd oma vastust kohe sealt otsimas, tuleb löök ka ja siit pannakse kohe vastu. Oi, no siin oleme ikka korraliku mängu siin saamas, mõlemad võistkonnad endal püssid paukuma saanud on ja seal tundub mulle, et on see mängumees Rasmus Talu, keda sealt kõige enam õnnitletakse ning võib ka tema sealt sättima minna, vaatame ära, Mõttus võtab hoogu, korralik löök ja sealt pannakse läbi väravahi käte see pall sisse ära ja oi, millise alguse me siin teisele poole jälle saame. Noh, ütleme nii, et Mõttus teeb seal Vetkali tööpäeva keeruliseks ja kindlasti, hetkel tahaks öelda, et pigem mitte nauditavaks. Seal vaatame selle olukorra hoppis ära ja sealt hetkel ei tule midagi, Laaserile jääb teine pall, nüüd on võimalik minna tegema, aga otse sealt väravavahi käte vahele, Karjagin võtab selle palli ära ja hetkel siin hoiab Velko eduseisu siis seal. Vaatame selle olukorra ära, kauglöök ka ja sealt ei saa Sossi seda palli raamide vahele. Siin kalendrile otsa vaadates siis me näited 14. vooru kohtumist ma siit lähiajalt ei leidudki, kauglöök ka ja sealt Karjagin püüab selle kinni, et kui siit otsa vaadata siis me näited järgmine mäng on hoopis 15. vooru kohtumine. See kõlab ka kohtuniku 3 vilet, mis selle kohtumise täna siin Sportland Arenal lõppenuks loeb ja 14. voorust Esiliigas võtab Velko endale 3 punkti, kalevlastele jäetakse 0 ja seisuga 2-1 üsna tasavägises mängus.